Kindral Kiin, on rõõm teid meiega siin näha. Kas olete kuulnud seda arutelu Iraani kiirpaatide võimaliku rünnaku kohta laevadele või hutite katsetest sulgeda väina, mida Saudi Araabia kasutab nafta transportimiseks Punases meres? Kuhu te arvate, et see täna liigub, kindral? No ma arvan, et me oleme siin selgelt muutnud jõudude vahekorda. Iraanlased sulgesid Hormuzi väina ja sellega suutsid nad lõpuks saavutada relvarahu. Sõda peatati, see oligi nende eesmärk. Nad pakkusid läbirääkimisi, kuid tegelikult tahtsid nad vaid, et sõda lõppeks, sest me olime neid purustamas. President, tema riikliku julgeoleku meeskond ja CENTCOM-i ülem hindasid seda olukorda. See on Ameerika Ühendriikide relvajõudude tugevuseks, väga kohanemisvõimeline, me oleme paindlikud. Me jälgime, mida vaenlane teeb ja kindlasti muudame plaane ning reageerime vastavalt. Nii et te näete siin seda reaktsiooni ja ilmselgelt suutsime siin sulgeda Iraani tuluallika. Punkt. See ongi see, mis meie silme all juhtus. See on majandussõda. Ja mida see võimaldas? See andis valitsusele läbirääkimistele minnes märkimisväärselt rohkem mõjuvõimu, kui neil esimesel korral oli. See on tegelikkus sellest, mis juhtus. Ma arvan, et iraanlased tegid siin 2 valearvestust. Jah, nad sulgesid Hormuzi väina ja me hakkasime selle eest Ameerika Ühendriikides maksma nii majanduslikku kui ka poliitilist hinda. Ja kindlasti avaldati selle tulemusena survet valitsusele ja president Trumpile. Nad alustasid neid läbirääkimisi mõeldes, et see tuleb meile kasuks, sest valitsus teeb selle surve tõttu mõned järeleandmised. Vale. Seda ei juhtunud, me jäime oma seisukoha juurde, president ja tema meeskond räägivad, ta ütles, ma tahan kõike, aga nad ei saanud seda. Ja Iraan läks koju pea norus, et oma strateegia üle järele mõelda. Nad ähvardavad samuti nagu alati tugeva retoorikaga, öeldes, et nad sekkuksid meie blokaadi, mis võttis neilt kogu tulu. Kui nad teevad seda järgmise 8 päeva jooksul, siis sa tead, mis juhtub. Me läheme tagasi täiemahulise võitluse juurde. Nad teavad seda. Vaatame, kas nad tõesti astuvad selle sammu. Mis puudutab meie tegevussuunda siin, siis pea meeles. See on blokeerimisfaas. Võtta neilt tulu ja tagada, et ükski laev ei tuleks ega läheks ega kaubeldaks Iraani naftaga. Aga kuidas on teiste laevadega, millel pole mingit seost Iraani ega selle naftaga ja kõigi teiste sealsete riikidega? Kas naftat levitavad ettevõtted kasutavad väina või jätkavad tegevust oma kaevandustes? Kas laevade omanikud arvavad endiselt, et see on liiga ohtlik teha Iraani ähvarduse tõttu, mis nende arvates endiselt eksisteerib? Sivarese ja Siberi väed ning president on selleks olukorraks valmis ja kui see ei juhtu, siis näeme, kas see juhtub. Minu isikliku arvamuse kohaselt see tõenäoliselt ei juhtu ja see viib meid otse operatsioonini väinas. Missiooniks on ala puhastamine, miinide eemaldamine, turvalisuse tagamine ja laevade saatmise ettevalmistamine, kaitstes neid kogu ületusprotsessi vältel. Droonidega ümberringi ja kilomeetrite kaugusel, mis tuvastavad läänemaid rakette, kehtib sama ka lennukite kohta. Kogu selle ületuse kaitsmine, seal on pikem operatsioon ja mingil hetkel, kui meil on vaja seda operatsiooni jätkata, siis tõenäoliselt anname selle üle liitlastele ja partneritele. Tegelikult jagan selle 2 faasiks. Esimene faas on blokeerimisfaas ja siis teine faas, meil on vaja teist faasi ning eeldades, et meil võib-olla on seda teist faasi vaja, tehakse kindlasti ettevalmistusi selle faasi tõsiseks ja edukaks läbiviimiseks. Kes oleksid need liitlased ja partnerid selles teises faasis? Jah, kindlasti nad oleksid tõesti nende arv, kes vabatahtlikult selleks soovisid. Jah, mitmed Euroopa riigid osalevad, kindlasti liitlasriigid ja ka piirkonna Araabia riigid osalevad. Jah, võib-olla ka mõned Aasia riigid, aga see pole kindel. Nendega on olnud mõned arutelud osalemise kohta. Jaa. Nii et kuula, meil on vaja abi selle tegemiseks. Kahtlemata. Nagu me alguses ütlesime, saame protsessi alustada ja tagada, et see oleks ohutu, olles üks asi ja teine asi.
Riigid ei taha sellise turvalisuse taseme loomisesse sekkuda, kuid meie vajame ausalt öeldes abi, et aja jooksul jätkata. Ja me loodame, et saadud lubadus täidetakse. Presidendi sõnul on Aasial ja Euroopal selles piirkonnas palju rohkem liiklust kui meil. Loodame, et nad muudavad meelt. Starmer ei tundu praegu samal lainel olevat, aga vaatame, mis saab. Suur aitäh, kindral! Nagu alati oled sa parim allikas, et jälgida toimuvat. Aitäh! Suursaadik ÜRO juures Mike Waltz on meiega. Suursaadik, tere tulemast! Mida sooviksite, et inimesed praeguse olukorra kohta teaksid? Aitäh, Sandra. Ja nagu asepresident ütles, on nad loonud väga lihtsa raamistiku, et Iraan käituks nagu normaalne riik. Lõpetage terroristlike rühmituste toetamine. Teiseks, neil ei tohi olla tuumaprogrammi, nagu ütlesid president Trump ja ka ÜRO resolutsiooni järel aastakümnete jooksul. See hõlmab nii rikastamist kui ka kõrgelt rikastatud uraani. Ja te peate avama mereteed. Ja see on presidendi viimane samm, kes ütleb, et te ei saa hoida kogu maailma pantvangis. Te ei saa, kuigi see Iraani režiim alustas ameeriklaste pantvangist hoidmisega, ei saa te hoida maailma majandusi pantvangis. Ta pööras mängu ümber. Teil on seal tohutud mereväeressursid ja keskjuhtkond avaldas just oma statistika, mis näitab, et nad panevad Iraani laevad vaiksemalt käituma. Iraan ei saa valida võitjaid ja kaotajaid globaalses majanduses. Ameerika Ühendriigid, meie teeme seda seni, kuni kõik laevad on vabastatud. Kas ükski laev ei lahku või lahkuvad kõik? Theodor Muusi väin oli Iraani suurim trump ja mõjuvõimu punkt. Tundub, et president võttis selle neilt ära. Kui tal õnnestub avada väin, kasutades 2 juhitavate rakettidega hävitajat, mis seal praegu on, ja miinide eemaldamise varustust koos muu abi ja teiste riikide toetusega, siis iraanlastel pole muud valikut kui läbirääkimiste laua taha naasta. Me saatsime oma 2 hävitajat kohale. Miinide puhastamise operatsioonid käivad, Jaan, ja sul on täiesti õigus. Mida president Trump tegi, oli selle mõju eemaldamine, Iraani mõju kõrvaldamine, püüdes takistada Iraanil kogu maailma majandusi pantvangis hoida. Ta võttis selle nüüd päevakorrast maha selle tegevusega. ÜRO seisukohast ei saa me elada maailmas, kus 2 poolt on konfliktis, olenemata sellest, kas me sellega nõustume või mitte. Ja kus riik üritab sulgeda Gibraltari väina või Beringi väina või mõnda muud rahvusvahelist veeteed, kasutades seda konfliktis eelisena. Me võtsime selle võimaluse laualt ära ja see isoleerib kogu küsimuse sellele, milles president Trump on olnud järjekindel juba 1980-ndatest, isegi enne poliitikasse sisenemist. Me ei saa lubada, et genotsiidirežiimil oleks käsi tuumanupu peal. Punkt. Pean ütlema, et olen tänulik, et meil on lõpuks president, kes võtab julgeid ja otsustavaid samme, et probleemiga tegeleda enne, kui sellest saab täielik kriis ja enne, kui meil pole enam valikuid. Ja nii ongi. Ärge kahelge, et Iraani režiim püüdis ehitada sellist tavaliste rakettide kilpi. Me nägime, mida nad suutsid teha juba olemasolevaga. Kujutage ette, mis oleks aasta või 2 või 5 pärast, kui seda probleemi ei lahendataks ja neil oleks vabad käed oma programmi arendamiseks. Ja kui nad paneksid ühe neist tuumalõhkepeaga varustatuks. Jah. Suursaadik, milline on teie reaktsioon ja asepresident Shahir Devence koos Bretiga eilse eriraporti kohta? Ta tuvastab, leidis mõned head märgid hoolimata sellest, et läbirääkimised eelmise nädalavahetusel ebaõnnestusid. Kuulake. Ma arvan, et me tegime mõningast edusamme. Nad liikusid meie suunas. Seega arvan, et võime öelda, et meil oli häid märke, kuid nad ei liikunud piisavalt kaugele. Kas meil tuleb veel vestlusi, kas jõuame lõpuks kokkuleppele? Ma tõesti arvan, et pall on nüüd iraanlaste käes, sest meie oleme juba palju lauale pannud. Mida sa sellest õppisid? Sandra, peame meeles pidama, et need on kõige kõrgemal tasemel peetavad vestlused üldse. Tegelikult siis Iraani režiimi ja Ameerika Ühendriikide vahel. Nad tulid, olid otsekohesed, midagi, mida eelmine ajatolla oli kategooriliselt keeldunud tegemast. Ja tundub, et nagu president Trump korduvalt ütleb, nad tahavad kokkulepet. Nad peavad kokkuleppele jõudma. Huvitav oli see, et nad tõid kohale keskpanga presidendi ja Trump ei saa piisavalt tunnustust oma ametiaja teise riikliku julgeoleku memorandumi eest. See oli maksimaalse surve taastamine. Nende majandus on vabalanguses.
ÜRO-s kehtestasime taas sanktsioonid, nii et ülejäänud maailm ühines meiega. Seega aeg ei ole siin nende poolel. Ja nagu president Trump ütleb, meil on trumbid käes, mitte Iraanil. Vaatame, kas nad tulevad mõistliku kokkuleppe juurde tagasi. nagu ütleb The Who laul, tunne uut juhti, sama mis vana. Seda me näeme Galibafi ja Ebrahimi puhul. Ikka sama vana režiimi all. Nad on piirkonnas erandiks, erinevalt teistest Pärsia lahe riikidest nagu Saudi Araabia, kes püüdevad progressiivse moderniseerimise, rahu, stabiilsuse ja heaolu poole. Iraan tahab jätkata seadusevastast režiimi ja kui see režiim jätkub, kas meil on kunagi võimalik piirkonnas rahu ja stabiilsust saavutada? Või jätkavad nad kõigi destabiliseerimist? Neil on kindlasti radikaalseid tegelasi, kes eksisteerivad ainult selleks, et eksportida revolutsiooni. Ja nagu ma osutasin Iraani suursaadikule ÜRO-s, nimetage riik, mis oleks Iraani terrorismi ekspordi tõttu paremas seisus. Kindlasti mitte Liibanon, Süüria ega Jeemen, samuti mitte Gaza ega ükski teine koht. Aga me arvame, et me tegeleme mõnede ratsionaalsete tegutsejatega. Nad peavad arvestama vaimulike ja ajatolladega. Aga vaata sinna, teisele poole lahte, vaata sinna. Just sellele ma ka viitan. Vaata Dubait, vaata Manamat, Kuveiti ja Riadi, vaata Omani riigi. Oman kasvab plahvatuslikult ning pakub paremat elu mitte ainult oma kodanikele, vaid ka järgmisele põlvkonnale. Vaatame, kas me ei aja neid nii nurka, et neil poleks enam väljapääsu. Ma ütlen, ainus asi, mis piirkonda tagasi hoiab, on Iraan. Ja neile, kes räägivad Aasiasse kolimisest, tahate teada üht asja. Kui president Trump lõpuks selle probleemi lahendab, mis tõmbab meid tagasi Lähis-Idasse Iraani eksporditud vägivalla tõttu, saame me tõeliselt keskenduda ülejäänud maailmale. Suursaadik, suur tänu teie kohaloleku eest täna. Hästi. Aitäh, Jeff.